Tere! Mina olen Maa-ametist, Maa-ameti katastri arendusosakonnast Eerik Valdmaa ja viin läbi, näitan teile põgusalt kitsenduste rakendust, mis andmed seal on ja kuidas seda kitsenduste rakendust kasutada saab. Sissejuhatuseks ütleks nii palju, et kitsenduste rakendus on andmekogu, mis koondab endas erinevad seadusaluse kitsendusi põhjustavad objektid. Neid objekte saab siis kitsenduste rakendus riiklikest registritest. Kitsenduste uuendamine siis registrite põhjal toimub üldjoontes kord nädalas on meil uuendatakse riiklike registrite vahel andmeid. Kuid on ka registreid, kus see uuendamine nii tihedalt ei toimu. Ning samuti saab kitsenduste rakendusandmeid võrguvaldajatelt. Võrguvaldajateks on siis erinevad tehnovõrgu omanikud, veeettevõtted, elektriettevõtted, kellel kuuluvad elektriliinid, sideettevõtted. Nemad esitavad samamoodi meile andmeid, mis muutuvad siis kitsenduse rakenduses avalikuks. Praegust on mul juba lahti siin kitsenduse rakenduse avavaade. See on avalik vaade. Siin pärast lähme ka vaatame sisse natukene, mida on siis näha, kui logida rakenduste sisse. Aga avalikus vaates siis paremal pool nurgas on navigeerimisega seotud töövahendid. All vasakus nurgas on erineva printimine, erinevad kaardikihtide valikud ja saab ka vööndeid sisse välja lülitada. Ja üleval vasakus nurgas on siis aken, kus saab sisse logida, kui see noole peale vajutada ja samuti otsing. Vaatame ühekaupa kõik nupud üle ja siis on näha, et mis mingi nupp teeb. Paremalt poolt alustades on võimalik sisse lülitada kihtide legend. Siin on erinevad kitsendusi põhjustavate objektide mõjualad toodud välja ja samuti kitsendusi põhjustavad objektid. Legendi annab ka liigutada, et kui see peaks ette jääma, kui zoomida lähemale. Ja ütlen veel nii palju, et kitsenduse rakendust on võimalus kasutada ka mobiilis. Siis on lihtsalt vaade on natukene kitsam, aga kõiki täpselt samu toiminguid saab seal samamoodi teha. Ja mobiilis on võimalik, samamoodi ka lauaarvutis on võimalik sisse lülitada positsioneerimine, siis rakendus näitab teie asukohta ja saate vaadata enda ümber, mis objektid seal asuvad. Selleks peab olema telefonis võimaldatud siis asukoha jagamine. Kaardi nihutamine, siia saab, kui teate täpselt koordinaati või asukohta, kuhu te soovite minna, siis on võimalik sinna aknasse kirjutada koordinaadid ja hüpata täpselt õigesse kohta. On nii võimalik pikkus-laius kui ka XY koordinaatidega õigesse kohta minna. Koordinaate ise näeb ka siis, kui klikkida ükskõik mis kohas kaardil, siis avanevas aknas tuleb samamoodi koordinaadid välja, mida annab ka kasutada hiljem, kui need salvestada näiteks, siis annab soovitud kohta asukohta uuesti tagasi tulla, kui tahate mingit kindlat kohta otsida. Ja paremal pool viimane tööriist on mõõtmisvahend. Saab mõõta joontepikkust ja pindala. Joontepikkust siis kahekordne klikk lõpetab ja kui on ühekordne klikk, siis saate mitmes verteksis nii-öelda joone moodustada. Aga meeles peab pidama, et alati siin pikkust ei anta lõigule, vaid antakse kogu sellele joonele. See on siis kõige lõpus. Kui te tahate igale lõigule pikkust saada, siis tuleks siiski iga lõik, iga see teha ühekaupa, ja see saab puhastada. Samamoodi saab mõõta pindala. Topeltklikk lõpetab
ja kasti sisse jääb siis pindala, joonistatud kasti pindala. Kui on suurem üksus, siis tuleb pindala ruutkilomeetrites, et seda rakendus ise vaatab, kuidas tal on mõistlikum anda. Koostame selle ära. Kaardi aknas vasakul pool on siis printimise nupp, seda saate, kui on valitud maatükk, siis peale seda on võimalik kasutada printimise nuppu. Väljatrükil on siis võimalik ainult PDF-variant hetkel. Saab valida paberiformaati, kuhu soovite väljatrükki teha, kas A3-le või A4-le ja samuti on võimalik valida aluskaarti, kas ortofoto või aluskaart. Võimalik on ka väljatrükki teha ilma katastripiirideta. Trükist me vaatame korra veel üks kord. Nii. Järgmises valikus on võimalik sisse-välja lülitada erinevaid kitsendusi põhjustavaid objekte. Need on jagatud gruppidesse ja iga grupp omakorda siis teemade järgi veel, kus jõuab täitsa kitsendusi põhjustava objektini välja. Ja samamoodi on jagatud vööndid. Vööndil peab siis arvestama, et vöönd on juba ainult grupipõhiselt jagatud vastavalt tema grupile. Et kui soovitakse keskkonnakaitselisi objekte, väga tihti vaadatakse ehituskeeluvööndid, siis saabki ainult ehituskeeluvööndi sisse lülitada ühekaupa ja kõik teised vööndid on võimalik välja võtta. Siis näete ainult enda soovitud vööndit. Tehnovõrgud on siin. Peaks kohe tulema. Tundub, et natuke tõrgub. Ja viimases valikus on aluskaardi valikud. Et on hübriidvariant, alltoonides kaart, ortofoto ja põhikaart. Samamoodi saab valida, et kas soovite vööndeid või ainult objekte, kitsendusi põhjustavaid objekte. Ja samamoodi annab sisse-välja lülitada ka katastripiire. Praegust on väljas, nüüd tulid katastripiirid sisse. Suurendada ja kaugemale lähemale annab minna siis nii hiirerullikuga, kui on võimalus kasutada ka suurendamisel, lähendamisel nuppe. Natuke siis ka otsimisest. Kitsendusi kaardi peal on võimalik objekte otsida kahte moodi, võib ka öelda kolme moodi, aga suures pildis kahte moodi, et klikite kaardi peale hiirega ja siis saate valida, kas te soovite antud maatüki kohta kitsenduste väljavõtt kitsendusi või siis konkreetselt seda kitsendust, mille peale te klikite. Siin, kui me valime kitsenduse, siis peaks ainult kitsendust valides on siin üks eripära, et kui me valime ainult kitsenduse, nii peaks tulema erinevad kitsendused, mis siin näha on. Need kitsendused on näha avalikus vaates. Et kui me võtame kitsenduse siin kaitseala, siis ta suurendab kogu kaardipildi kogule selle kaitseala ulatusse. Uuesti, kui me võtame siit lähedalt, valime kitsenduse ja võtame kaitseala, siis ta viib teid kaardipildis nii, et oleks kogu kitsendus kaardi peal näha.
Siin on nüüd kahjuks see asi, et tagasiside sellesse kohta lihtsalt minna hetkel ei saa. Et tagasinupp teid ei vii sellesse eelmisse kohta, kus te olite. Et sellisel juhul peate tagasi siia ise sisse zoomima ja soovitud koha uuesti klikkima, kui see on see kitsendus või see ulatus, mida te soovisite näha. Küll aga, kui te valite samasuguse otsingu teete hiirega klikkides maatüki peale, siis kohe peaks tulema otsing ka. Maatükk, siis annab ta kõik sellel maatükil olevad kitsendused. Ja sellisel juhul, kui te valite maatüki peal oleva kitsenduse, siis värvitakse kaardi peal ära, see tuuakse välja, aga samamoodi kõik need kitsendused jätkuvalt maatüki peal on ilusti näha ja neid saate siis valida ise uuesti, et sellisel juhul ei kao need ära ja on kogu maatükil näha ja saate vaadata erinevaid kitsendusi, mis on, et kus asuvad. Kui nüüd kitsenduspäringut teha, siis ülemise osa näitab objekti. Rakenduses on väline ID, see on see ID tunnus, mida annab meile väline esitaja ja see on iga esitaja puhul unikaalne. Siin on kitsendusi põhjustava objekti nimetus, järgmiseks kattupind katastriüksusega. Juhul, kui objekt asub katastriüksuselt väljas, siis on see pind 0. Kuigi mõjualad ulatuvad siia katastriüksusele, siis on ka ära toodud välja see kitsendusi põhjustav objekt. Kuigi objekt ise ei asu sellel katastriüksusel, siis on pind 0. Välja toodud on omanik. Omanik on antud juhul maaparandussüsteemide register, mida peab Põllumajandus- ja Toiduamet. Võimalus on ka täiendavaid andmeid anda objekti valdajal. Siin neid välja ei ole toodud. Seisund on kas kehtiv või saab ka olla projekteeritav. Ja samamoodi on siin erinevad kuupäevad ja need. Kui võtta nüüd mõjuala välja, siis mõjuala juba ulatub katastriüksusele. Siin on küll, üksus on nii suur, et teda siin näha ei ole, ega siin nurgas jookseb. Siis on näha samamoodi mõjuala omanik. Seisund kehtiv, kirjas on, mis kaitsevööndiga on tegemist. Siin on tegemist eesvoolu kaitsevööndiga. Samuti on välja toodud link seadusele, kus on täpselt kirjas, mis piiranguid ja mille alusel see moodustatakse. Kui kellelgi on küsimus, et mida see piirang minule tähendab kui katastriüksuse omanikule, siis alati on võimalik klikkida seaduse lingile, mis viib Riigi Teatajasse vastavasse kohta. Sealt juba siis on võimalik lugeda, mida eesvoolu kaitsevöönd tähendab ja mis ulatused tal on, millele ta kehtib. Ja samuti on välja toodud maksusoodustus. Teatud vööndiliikidel on maksusoodustus. See on just siis välja toodud ja seda arvestatakse siis maamaksu arvestamisel. Kui on väga suur objekt või objekte, ühesõnaga väga suure katastriüksuse puhul, kus on palju erinevaid kitsendusi põhjustavaid objekte. Siin on isegi, enne ma rääkisin, on kehtivad objektid ja on projekteeritavad objektid, mis ei ole veel kehtivaks tunnistatud, on alles projekteerimisfaasis, aga nende kohta juba on soovinud valdaja anda teada, et tõenäoliselt see siia ükskord kehtestatakse. Siis on need samamoodi on siin olemas näha. Aga kes soovib mingit kindlat vööndit või nähtust leida, siis on võimalik filtriga vähendada otsingu, et ei peaks kõiki
kõiki objekte nägema, et see nimekiri muutub väga pikaks. Et siin valime ühe teise koha, kui filtrit soovite tühistada, siis tuleb kas lähtestada vajutada või kui valite kõige ülemise rea, mis on tühi rida, siis saab valida erinevaid filtreid, aga saab ka mitmest filtrist kokku kombineerida. Siin on võimalik ka, et võtame projekteeritavad objektid ainult ette, et toob projekteeritavad objektid ette, siit samamoodi saate lähtestada, siis on jälle kõik objektid näha. Avalikus rakenduses peab arvestama, et looduskaitseliste objektide puhul ei kuvata siin esimese ja teise kategooria objekte ja püsielupaikasid. Kes avalikus rakenduses neid vaatab, et need ei ole avalikud andmed, et neid kahjuks kõik ei näe või õnneks. Et esimese ja teise kategooria objekte ja püsielupaiku näevad ametnikud, kui nad on sisse loginud, autenditud kasutajad, või siis enda maal olevaid, enda katastriüksusel oleval, sellisel juhul on ka võimalik näha seal paiknevaid objekte. Nii, aga vaatame korra üle ka, enne põgusalt mainisin trükist ja otsingus saab otsida katastriüksuse tunnusega või aadressiga, et see on ADS-iga liidestatud. Et samamoodi saab otsingut teostada lisaks kaardi klikkimisele, saab otsingut teostada ka katastriüksusega või katastriüksuse tunnuse või aadressiga. Nii üks mereäärne krunt. Ja siinkohal sooviks näidata trükist. Et trükisi nuppu vajutades, kui me võtame must-valge, katastripildid võime peale jätta. A4, kas see näitab lihtsalt A4 või A3 on pildi formaati näitab, et kui on väga suur üksus, siis A4 peal ei pruugi alati ära muutuda või jääb väga piiratud see väljaulatus. Kuigi muuta ei saa, kuidas leht paikneb, et kas püstises või rõhtasetuses, et seda muuta ei saa. Ja väljatrükk siis näebki järgmine välja, kus on peale pandud erinevad vööndid, kuupäev, mõõtkava ja samuti on ka väikeses aknas aluskaart, see ilma kitsendusteta näha, kus katastriüksused asuvad. Suures aknas on siis erinevad kaardi peale joonistatud, pildi peale joonistatud erinevad kitsendusi põhjustavad objektid. Kui me nüüd selles allapoole keerime, siis on näha katastriüksuse tunnus, kust otsing tehti. Ja edasi tulevadki juba erinevad kitsendusi põhjustavad objektid ja nende mõjualad antud katastriüksusel. Esimene tabel, mis siin kokku on siin 3 erinevat tabelit. Esimeses tabelis on kõik vööndid, mis antud katastriüksusel asuvad, üksipulgi lahti kirjutatud. On graafiline pilt, missugune ta välja näeb. On välja toodud selle mõjuala, kaitsevöönd. On välja toodud tunnus. Kui on vööndil nimetus, siis on ka siia pandud nimetus juurde. Ja samamoodi on välja toodud iga selle konkreetse jupi kohta pindala, mis katastriüksusel ulatub, kitsendusulatus siis. Ja samamoodi on välja toodud selle kitsendus põhjustava objekti nähtus ja ka objekti enda kood. Et objekti koodi järgi on tegelikult samamoodi võimalik kitsenduse rakenduses otsida. Nii nagu objekti peale vajutades te näete, kus see kulgeb soovitud katastriüksuse peal. Siis kui otsida objekti tunnuskoodiga,
siis näeb kogu seda objekti samamoodi kaardi pealt võib halvasti näha, siin tumedama joonega on see lõik on siin sees. Kui teised nüüd maha võtta, siis oleks kindlasti nii, see tumedam joon siin näitab seda lõiku siis. On võimalik seal ka näha. Ja nüüd kadus ära trükis. Kohe võtan uuesti lahti, siis näitame, mis seal trükisel veel on. Sama trükis nüüd erineva vaatega, et enne oli mustvalge pildi peal, siis nüüd on sama trükis ortofoto peal. Kui siin oli juttu kitsenduse mõjualadest, mis erinevad mõjualad on, siis järgmises andmete grupis on toodud välja kõik need kitsenduste mõjualad, aga siin on nad ruumiliselt liidetud. Et kui enne meil oli side erinevaid mõjualasid 6 objekti, siis siin on need kõik ruumiliselt kokku liidetud ja juhul, kui nad kattuvad, siis kattuvat osa on arvestatud ainult ühekordselt ehk antud katastriüksusele kogu sidetrasside poolt põhjustatud mõjuala ulatus on toodud siin välja ruutmeetrites. Et siin ühekaupa, kui me nüüd kokku liidaksime, siis arv võiks tulla suurem, võib tulla suurem, aga mõjuala arvestatakse ühekordselt ehk kui on kattuvad ühetüübilised kaitsevööndid, siis need on arvutatud ühekordselt. Antud katastriüksusele kehtivad erinevad siis piiranguvööndid on siin loetelus näha. Ja kõige viimases tabelis on siis neid kaitsevööndeid põhjustavate objektide nimekiri. Siin on samamoodi toodud välja iga objekt ühekaupa. Et kui sideettevõte on esitanud ühe sideliini mitmes osas erinevate tähistega, siis see täpselt nii ongi kitsenduse rakenduses ja nii ta on ka kitsenduse väljavõttes välja toodud. Et välja on toodud, et sideehitis, selle tunnus, juhul kui on talle antud nimetus, siis on nimetus veel juures, siin looduskaitselistel objektidel tihti on. Ulatus, kui palju ta ulatab teie katastriüksusele, kes on andmevaldaja, kelle käest need andmed jõuavad kitsenduste registrisse, sest nagu ma alguses seotuses ka juba mainisin, siis kitsenduste register koondab endasse erinevate registrite andmed, et need andmed oleks ühes kohas näha, aga kitsenduste register ise ei oma andmeid ja samuti meil puudub õigus andmeid muuta. Ja kuna andmed on registreeritud. Et see näitab siis puhtalt seda kuupäeva, kui andmed on meile esitatud. Et see ei tähenda, et kitsendus sel ajal rajati ta ikkagi reaalselt sel hetkel, kui trass on rajatud või kuna looduslik objekt on tekkinud, aga registreerimiskuupäev näitab seda, kuna andmed kanti kitsenduste registrisse. Tihti on looduskaitseliste objektide või suuremate objektide puhul kuigi on tegemist alaga, aga väljavõttel on märgitud pindalaks 0,0, siis on tegu sellega, et kas on punktobjekt, nagu siin on allpool on geodeetiline märk, või alade puhul, siin looduskaitsealal, näitan seda ala, katastriüksus, siis see kitsendusi põhjustav objekt kulgeb mööda katastriüksuse piiri ja siis ta on väljavõttesse ka kaasa arvatud, kuigi see kitsendusi põhjustav objekt teie küsitud katastriüksusel ei asu. Küsitud katastriüksusel võib asuda objektist põhjustatud vöönd, aga seda peate siis igakordselt ise vaatama, et kas vöönd asub seal, kas väljavõttes on see näha või ei ole. Nii, ja nüüd vaataks üle veel ka, kui jutt oli ennem, et avalikus vaates päris kõik andmed näha ei ole,
siis tehes noole alt tuleb küljepaan lahti, kus on võimalus sisse logida ja ennem jäi ka rääkimata, et siin on abinupp, mis viib rakenduse kasutusjuhendi juurde. Saab ka tihti küsimustele vastused seal olemas, kuidas mingit asja kasutada. Samamoodi on olemas kontaktandmed, kuhu kirjutades või helistades saab küsimusi küsida. Kuigi tihti tuleb meile küsimus, kas ma antud kohta ehitada võin, siis kitsenduse rakendus, meie kui rakenduse haldaja üldjuhul seaduse lahti seletamisega ei tegele, et kui te võtate siit kitsenduse või valite maatüki ja sealtkaudu kitsenduse võtate, siis mõjualade all on ilusti lingid seadustele, kus on kirjas, mida antud piirang tähendab maaüksusele, et mida seal teha võib ja mida ei või. Pigem kui mida ei või, siis on üldjuhul kirja pandud. Ja ehitus keeluvööndi kohta või üldse kitsenduste kohta, ma hüppasin ühest teemast, vabandust, teisele, on see, et meie kuvame hetkel rakenduses neid vööndeid ja objekte, mida me saame seaduse alusel välja arvutada, kuigi seaduses on näiteks ehituskeeluvööndi puhul olemas täpsustus, et kohalik omavalitsus võib üldplaneeringuga ehituskeeluvööndi ulatust muuta, siis praegust kitsenduste rakendus seda ei arvesta, kuna meil puudub võimekus kohalike omavalitsuste planeeringutest, mis on tihti kas teksti kujul või kui on ka graafilised andmed, siis need on PDF-i kujul. Sealt andmeid välja lugeda, erinevaid piiranguvööndeid, siis kitsenduse rakenduses on puhtalt seaduse järgi tehtud kitsendused. Aga nüüd lähme tagasi siia sisselogimise juurde, kus rakendusse sisse logides on siis igalühel võimalik vaadata enda, kui on maaomaniku kitsendusi, mis tema maale kuuluvad. Eks tuleb valida sisse logides maaomanik ja minna enda katastri üksuse peale, et siis on näha, mis kitsendused antud teid huvitaval katastriüksusel kehtivad. Seal on siis lisaks avalikele kitsendustele näha ka need kitsendused, mis ei ole avalikud, ehk siis omanikule on näha ka esimese ja teise kategooria objektid. Kui ma siit välja teen, nüüd on see testimise jaoks, näitamise jaoks on siia testala tekitatud, et siis on ka näha esimese ja teise kategooria objektid. Sisselogimine rohkem andmeid kahjuks rohkemaid toiminguid ei võimalda, et see on ainult andmete vaatamiseks. Muidugi, kui te olete võrguvaldaja, siis võrguvaldaja saab ka sisse logides andmeid esitada kitsenduste rakendusse. Ja kui te leiate enda maatüki peal andmeid, millega te päris nõus ei ole, siis eelkõige soovitame võtta ühendust kitsendusi põhjustava objekti omanikuga, sest Maa-ametil endal puudub õigus neid andmeid muuta. Kuigi, kui te kirjutate meile, siis me edastame need andmed võrguvaldajale ja võrguvaldaja loodetavasti siis parandab need andmed ära või täpsustab, et kui need andmed on siiski nende arust tõesed. Andmete parandamine, kui võrguvaldaja esitab need kitsenduste rakendusse, siis siinsamas kitsenduse rakenduses muutuvad need nähtavaks kõigile kohe peale kinnitamist,
aga kui te kasutate mõnda kitsenduse välist rakendust, mis kasutab meie VMS-VFS teenust, siis seal seal tõesti andmed kohe peale parandamist ei ole nähtavad, muudetud andmed, vaid selleks kulub üldjuhul see muutub nähtavaks üldjuhul järgmisel tööpäeval. Sellega peab siis arvestama. Samuti on kitsenduste rakenduses võimalik kasutada avaandmetena. Avaandmed leiab siis kataster.ee lehelt, võib-olla natuke teise teemasse juba, ja avaandmetes on siis olemas allalaaditavad, mõjualad on allalaaditavad, et erinevad mõjualad, välja arvatud siis looduskaitselised objektid, mida me ei tohi näidata. Mitte kõik looduskaitselised objektid, aga osad eelkõige esimese ja teise kategooria objektid ja püsielupaigad. Ja samuti ei ole allalaetavad ega ka VMS-VFS teenuses nähtavad kitsendusi põhjustavad objektid, kuna objektid on tehnovõrgu valdajate omad ja nende jagamiseks üldjuhul puudub meil õigus, et tehnovõrgu valdajad on edastanud meile märkega, et need on nähtavad ainult kitsenduse rakenduses. Tihti riiklikud registrid lubavad enda andmeid jagada, aga et ei tekiks segadust, et osad andmed on jagatud avalikult ja osad andmed ei ole jagatud avalikult, siis hetkel on suundumus selline, et avalikult me andmeid ei jaga, aga kui meie poole pöörduda, siis neid andmeid, mida me tohime jagada, siis kirja teel kui küsida, neid andmeid me ka jagame, mis puutuvad teistesse registritesse, kui meil on nende jagamise õigus olemas, või siis juhatame kas siis võrgu valdaja poole või teise registri poole, kus andmed saab. Mul siin juba ees oli kataster.ee lehe pealt ringid, kus saab kitsenduste VMS-VFS teenuseid. Et mõjualade kohta on siis olemas ka VFS teenust. Objektide kohta on ainult VMS teenus ehk seal näete andmeid, et ruumikujusid saada ei ole. Nii, aga nüüd peaks ka minu poolt aeg hakkab vaikselt täis saama, samuti on suures ulatuses kõik, mis ma soovisin rääkida, ära räägitud ja kui on küsimusi, siis vastan ka nendele. Küsimus on, et Maa-ameti geoportaalis on välja toodud link 2 kitsenduse rakendusele, mis on nende vahe ja kas mõlemas andmed on ajakohased või millega arvestada tuleb. Jah, seal on 2 kitsenduse rakendusele, üks rakendus on seesama kitsenduse enda rakendus, kus käib andmete edastamine ja vaatamine, et kitsenduse põhisüsteem nii-öelda, ja teine rakendus viitab XKIS-i süsteemile, mis kasutab kitsenduse andmeid. Mõlemal kaardil on andmed ajakohased, kuigi seda peab arvestama, et juhul kui kitsenduse rakenduses, see, kus me praegust oleme, mida ma täna näitasin, kui siin andmeid muudetakse, siis selles teises rakenduses ehk kitsenduse välises rakenduses, XKIS-i rakenduses, uuenevad andmed hilinemisega ehk järgmiseks päevaks, aga ajakohased on mõlemad. Juhul, kui andmetes on erinevusi, siis on see üldjuhul seotud tehnilise apsuga ja sellisel juhul palun meile teada anda, et kontakt on siin info@maamet.ee. Siin me vaatame üle, mis seal vead võivad olla. Miks väljatrükile puurkaeve ei tule? Kui puurkaevud on katastriüksusel asuvad, siis ja on kitsenduste registrisse kantud, siis nad on ka väljatrükil olemas, seda võime vaadata kohe siit. Siin on ilusti puurkaevud olemas, valime maatüki.
Siin võib olla tegu sellega, et puurkaev ise asub ühel katastriüksusel, aga selle mõjuala ulatub teisele katastriüksusele, siis on tõesti võimalus, et puurkaevu ise kui sellist ta ei näita sinna peale. Küsimus, nii võtame. Trükise peale tulevad vööndid. Et trükise peal jah, ei ole objekti ennast. Et siit võib ka see küsimus tulla. Et kui ei olnud puurkaevu näha, et kui seal puurkaevu ümber vöönd puudub, et siis jah, seda puurkaevu siin ei ole. Üldplaneeringud ei põhjusta, küsimus on, et me küll ei näita üldplaneeringuga vähendatud ehituskeeluvööndit, aga kas üldplaneeringut saab alla võtta, siis kitsenduse rakenduses üldplaneeringut joonist alla ei saa võtta. Üldplaneeringuid kitsenduse rakenduses ei ole, kuna üldplaneeringud ei põhjusta seaduse mõistes piiranguid. Et need on üldplaneeringuga kehtestatud piiranguid. Et neid hetkel kitsenduste rakendus ei kuvata. Küsimus, miks on Elektrilevi andmed ebatäpsed, need on moonutatud, kujutatakse vales asukohas, siis kahjuks sõltume andmete kuvamisel välistest teenuspakkujatest. Kui ükskõik kelle võrgud ei asu teadaolevalt õiges kohas, siis tuleb sellest julgelt teada anda. Ja üldjuhul võrguvaldajad on üpris kärbelt nõus andmeid parandama, kuigi nad kas siis teevad seda erakorraliselt või kui arvestada korralist andmete edastust, siis Elektrilevi ja Telia esitavad kitsenduse rakendusele andmeid 1 kord kuus, siis võib see tähendada, et kui te kuu alguses küsite ja meil on andmed juba ära tulnud, siis see tähendab üle kuuajalist andmeviidet andmetele, aga loodame, et erakorraliselt parandatakse andmeid paremalt, kiiremini. Et kui nemad näevad, et seal on tõesti valed andmeid ja vahepeal juhtub, et andmed on vanad, on kaardistamise põhjal kunagi sisse kantud, siis võib tõesti olla, et andmed on ekslikult teises kohas ja neid andmeid parandatakse. Küsimus, kas riigil on plaanis sundida trassivaldaja andmeid uuendama vähemalt 1 kord kvartalis, siis teadaolevalt ei ole sellist sundi. Kahjuks Maa-ametil jäävad eriti lühikeseks käed, et meil ei ole teadmist, kus trassid paiknevad. Et siin on meie kõige parem sõber on nii maaomanik ise, kes torgib andmevaldajat, kui ka kohalik omavalitsus ja maaomanik saab ka läbi kohaliku omavalitsuse asja torkida võib-olla võrguvaldajat. Eriti puudutab see väiksemaid võrguvaldajaid. Et kuna tihti need väiksemad võrguvaldajad on kohaliku omavalitsuse omanduses, siis on lootust, et äkki läbi nende torkimise ka andmete tuleb järjest rohkem andmeid väiksematest kohtadest. Et suurte võrguvaldajatega üldjuhul probleemi ei ole, mis Tallinnas, Tartus tegutsevad, ka või teistes suurtemates linnades, aga väiksemate kommunaalettevõtetega võib tihti probleemi olla. Tallinn on hästi aktiivne selles osas, et kuigi seal toimub ka palju uusarendusi, siis kõik arendused ja uued trassid nad ei võta objekti, ei lase üldse kasutusse enne võtta, kui andmed on kantud kitsenduse rakendusse. Kahjuks väiksemad omavalitsused või ütleme niipidi, et väiksemad omavalitsused seda praktikat hetkel veel ei rakenda. Nii, küsimus on KAHOS-e kohta, et
alates 1. veebruar 2002 hakkab kehtima uus KAHOS ehk siis kinnisasja avalikus huvides omandamise seadus, kus, et kuna on plaanis muuta, et oleks võimalik ka sisestada sundvalduse ruumiandmeid uue rakenduse, kus seda täpset tähtaega, kuna see kasutusele võetakse, hetkel ei saa öelda, aga Maa-ametis töö käib ja kui läheb hästi, siis uus rakendus, kuhu saab andmeid kanda, valmib sügisel, aga täpsemaid aegu ei ütle välja, et teeme nii ruttu kui võimalik ja kuna ta kehtima hakkab alles veebruaris 2024, siis selleks ajaks rakendus peab toimima ja plaanis on ka sügisel alustada koolitustega. Kindlasti enne peab olema rakendus meie poolt valmis, siis saab ka hakata koolitusi tegema. Kas on plaanis küsimus on, et kas on plaanis üldplaneeringutest tulenevaid piiranguid ka kitsenduste kihile kanda, siis vastus on sama, et üldplaneeringud kehtestavad ise erinevaid piiranguid, aga kitsenduste rakenduses on hetkel seadusest tulenevad piirangud, siis kitsenduste rakendus üldplaneeringuid kuvama ei hakka, aga meil on plaanis planeeringute rakendusega, mis siin vaikselt enda andmeid täiendab, sealt andmevahetust teha, et kui sinna kohalikud omavalitsused juba kannavad masinloetaval kujul andmeid, siis me kindlasti vaatame üle, mis andmed meil on võimalik sealt üle võtta ja kas nad on sellised piirangud, mis oleks vaja kanda ka kitsenduste rakendusse, aga täpsemalt kas ja mis ulatuses me neid kuvama hakkame, seda ei tea. Eelkõige loodame sealt uuest planeeringute rakendusest kätte saada ehituskeeluvööndi muudatused ja samuti ka teekaitsevööndid, et praegust neid arvutame Maa-ameti antud andmete järgi, aga seal me ka kahjuks ei arvesta planeeringute ja tiheasustuse eripärasid, et ehk uuest planeeringute registrist saame ka need andmed. Et kui on täiendavaid küsimusi, siis saab alati kirjutada täiendavalt meile info@maaamet.ee. Aga mina tänan vaatajaid-kuulajaid ja ütlen, et ilusat päeva jätku kõigile.